30. august koristus käib Tanel Tõrvandi rukkipõllul. Eile oli siin viljelusvõistluse nii-öelda mõõtmine ja kaalumine, et kuidas selle aasta tulemustega rahul oled? Üle ootust hästi muidugi, konkurentidel on ka hästi. Teada on, et kahel veel võib samas augus olla, aga nende kõrteteaduse kohta on siin, ma arvan, väga hea saak. Palju saaginumber esialgsele andmetel jäi? 12,15 21%-lise niiskusega. Väga kõva tulemus. Mis sa arvad, mis rukki kasvatuse juures sellised 3 põhilist tööd on? Kõik tööd on kindlasti tähtsad, aga mis 3 nii-öelda välja tooksid? Ma arvan, esimene on õige külviaeg. Teiseks ma tooks kõrre kasvu reguleerimise. Ja kolmandaks, ma ei oska öelda, ega siis kõik tööd on tähtsad oma õigel ajal ära teha, aga võib-olla siis see õige väärtusfooni leidmine võib-olla, et see maksimaalne saak välja võttes. Mis harimisviise sa siin kasutanud oled? Eelvilju oli Ernes ja siin on siis kooreliga randaalitud ja siis väderse trapidiga külvatud. Ega siin rohkem midagi tehtud ei ole ja sügiselt siia tegelikult kompleksväetist alla ka ei saanud, et ta siin sügisel Erne najal tegelikult kasvas. Kuidas fungitsiidi kasutamise peale vaatad rukki kasvatada? Rukkil on tegelikult vaja profülaktika mõttes jaukastutõrje ära teha, et siin on ta kapaloga tehtud. Mäleta, kas ta oli siis 0,75 vist elektrile, jah. Aga reeglina on see, kui on suur foon kultuuril, siis on ega siis haigusi taha ka nii hästi siia ligi tulla, et siin on siis lehekaitseks on tehtud siin Viverdaga ja äkki sai siia teda ka 0,7 hektarile. BASF. We create chemistry.